Tere kõigile, Marko siin ja täna oleme nii-öelda köögipoolel ja teeme unboxing video siis nõudepesumasinast. Kuna mul endal saabub uus nõudepesumasin, siis mõtlesin, et miks mitte, teeme lahti, vaatame pakki. Palun mitte tähele panna, et see ahjuosa ja see on ka veel lõpuni installeerimata, kuna just alles hiljuti pidin ka selle välja vahetama. Ja siia on vaja veel lisajubinaid ja vähe tegemist, et kui ma ise olen nokitsenud, siis pole aega olnud. Olen süüdi. Ettevalmistusest tehtud uue nõudepesumasina saabumiseks. Vana võtan välja, tõmban siit, keeran ukse küljest ära. Vana Electrolux suust tuleb samuti uue mudel. See on nüüd siin praegune vana on tippmudel valgustusega, särkide-värkidega. Siin on eestikeelne kiri, näitab igast värki, mis programmid on. Põrandale kiirgab kellaaega, kui palju on pesuks järgi jäänud. Väga hea masin, aga kahjuks on tema aeg ümber. Tuleb uus, põhimõtteliselt samasugune. Aga mõningad täiustustega. Aga seda näeme siis, kui ta on saabunud, mis toimub üsna varsti. Kohal. Uus nõudekas kohal. ESL 7740. Ja kohe näete, miks oli põhjus just see osta. Vana masin oli põhimõtteliselt samasugune. Tegelikult isegi kangem mudel, aga siin on uuendus riiulite osas. Seda süsteemi on parandatud ja kohe ma näitan teile seda, mis seal paremat on. Nagu näete, siis täis integreeritav. Mul tuleb siia uks ette eraldi teise masina küljest. Põhimõtteliselt sama süsteem, mis vanal masinal. See ei ole nii äge. Vana masin näitab ka eestikeelseid kirjasid. Näiteks programm on näiteks automaatne või loputus või mis iganes. Aga kuna see funktsioon maksab põhimõtteliselt +3 sotti ja see on sisuliselt 1000-eurone masin, siis ei olnud nagu mõtet lihtsalt selle eest, et vaatad kirjasid, ei olnud mõtet veel maksta lisa. Pluss Eestis ei müüda seda, et siis oleks pidanud sõitma kas Poola või Rootsi, aga kuna sinna spetsiaalset asja ei olnud, siis ei olnud ka teema selle masinast, mis näitaks siis eestikeelseid kirjasid, et sellest sai loobutud. Nii, vaatame, kas ta laseb mul siin kohe avada või ei lase, vist ei lase. Klots vahel, nii, klotsi vahelt ära. Teise ka. Nii, nüüd peaks ukse lahti saama. Hopp, 3 riiulit. Nagu ikka, ülemine on nõudele. Aga kõige olulisem riiul on alumine. Võtame need tükidest ära. Ja sinule maha ei pane, sina sööd need ju kohe ära. Nii, vaatame sisse. Ülemine noad, kahvlid, särgid, värgid. Nagu ikka. Lisafunktsioon on see, et saab ta siit põhimõtteliselt. Oho, kus sa hüppad nüüd siis? Saab selle siit, tõstad lihtsalt välja. Lähed laod peale ja tuled sellega tagasi. Paned sisse. Nii, siis on keskmine riiul. See peaks olema muudetava kõrgusega. Nägite. Saab teha ka siis, kui nõud on sees, saab tõsta. Siia saab panna klaase. Vahele plõks. Vana oli põhimõtteliselt sarnane. Neid lõkse ei olnud, aga muidu üsna sama. Nii, ja alumine riiul. See on võluriiul. See on see, mis maksab.
vaatame, kuidas see siin töötab. Hops! Nägite, jah? Enam ei pea kummardama. Enam ei ole tarvis kummarduda. Ja see on super. Jube naljakas, aga see asi lukustas ennast kuidagi niimoodi ära, et ühesõnaga mingid lisatarvikuid siin. Paar palli lisaks kaasas. Ops. Nii, vaata nüüd seda riiulisüsteemi. Hopla. Ja ta tahab, ta on praegu nii uus, et ta käib päris raskelt, et ma siin surusin ta alguses suht tühja. Ma julgen suruda ja ta tahab koormust peale saada. Et nõud on sees, siis hopa. Kui nõud on sees, siis sõidab ise sinna sisse. Päris stiilne. Jep. Väga mugav. See on see, mis maksab. Pluss valgustus. Ja muidugi näitab see siis ka maha kiirega kellaaega. Palju on järgi jäänud. 3 asja, mis siin maksavad. Valgustus, see Comfort Lift ja see, et kellaaega maha näitab. Muidu saab analoogse masina mara mingi 5 sotiga, poole rahaga. Aga igal juhul ma olen rahul, et see oli kindel masin, mida ma tahtsin saada. Isegi kaalusime abikaasaga, et kas võtta järgmiseks odavam masin mingisugune. Aga ma nägin seda süsteemi ja nii peab, kui ma näitasin seda naisele, kuidas see käib. Põhimõtteliselt müüdud. Mingit küsimust. Et mõte osta järgmiseks natuke odavam masin ununes hetkega. Et tõeliselt mugav. See on väga lahe. Väga rahul. Väga rahul. Nüüd ma sätin ta üles, panen tööle ja vaatan, kuidas läheb. No nii, uus masin siis paigas. Nagu ikka õnnestus korraldada väike uputus. Mitte nüüd uputus, aga lihtsalt nagu ikka vana lahti keeramine. Keerasin küll vee kinni, aga kraani, mida keerad kinni, ma ei tea, kord 5 aasta jooksul, siis sellega on täpselt see asi, et ta ei sulgu enam hästi. Ja pidi kõik vee kinni keerama hoopis, et jäi vähe tilkuma. Nii et sain väheke lapitada, aga muidu vahetus on lihtne mul, et lihtsalt vana asemele uus ja voolikud külge elekter pistikusse ja töötab. Nii, teeme lahti, nagu näete, valgus põleb. Täpselt nagu eelmine, mis oli. Kõik on sama, võtsin ka juhendi välja, vaatasin isegi juhendisse muide. Ja naudime veel korra seda. Ops, Comfort Lift. Super. Ja nüüd ta siin töötab juba tunduvalt paremini, kui masin ise paigas on. Et enam-vähem paika ta on reguleeritud, eks ma natuke siin kõpitsen veel. Aga mis masinasse käib? Sool käib masinasse. Sool masinasse ja tegelikult ega lähebki ju tööle. Esimene pesu on vaja tal ära teha. Nii, mul siin on ilmselt täisanust ei saa, et nii palju seda ei ole. Aga see, mis on siia, 1 kilo võib-olla on järgi jäänud siia pakki. Nii, olemas. Nii, siis tuleb veel istud tagasi panna. Ilulistud särki ja värki. Nii, pole veel enda ka päris harjumus sees. Nii, siia käib siis nagu ikka pulber. Võib ka tableti panna ja siia käib loputusvahend. Nii, kuidas see lahti käib? Lihtsalt tõmbab. Loputusvahendit autoriseerib ise. Kes kasutab tablette, kes mitte. Ega vahest kasutame, aga üldiselt pulber meeldib rohkem, sest seda saab panna vähem. Masin peseb väga hästi ja ei ole vaja panna seda suurt tableti talle, et saab vähem doseerida. Selles mõttes väga hea. Aga vaatame siia. Paneme ta käima. Nii, mis siin vajutama siis peab.
Programm ongi B4, B6, 7, 8, 1, 7 programmi. Okei, noh, ilmselt sama, aga lihtsalt ma pean vaatama siis pealt, mis nad siis on. Vaatame, kas näitab põrandale kellaaega ka. Võtame mingi lühikese programmi siit. Teeme talle ühe loputuse sisse ära siis. Nii, vaatame, kas siin teisel oli start-nupp, aga sellel start-nuppu ei ole. Ma oletan, et panna ukse kinni. Arvasin vist valesti. Ahah, kellaaeg on siin. Ma ei tea, kas siin saab kellaaja värvi valida. Siin ta praegu on siuke valge suhteliselt. Teisel oli vist 7 värvi, mis sai valida seal nii punased, kollased, rohelised, sinised. Ehk saab siin ka valida. Ahah, läks tööle. Väga vaikne masin. Et pole küsimustki. Töötab väga vaikselt. Oletan, et ta töötab. Midagi ta tegi igatahes. Nii, et see kell on väga lahe ja see on see, mis ka sellele asjale siin hinda lisab. Kell ja seest valgustust ja need on tõesti 2 väga head asja. No, väga nauditavad asjad. Et puhtalt mugavus. Kes mõtleb, et kas osta või mis ma sellega teen, kas naine peseb või ise ka pesen, siis milleks aega raisata masinasse ja puhas rõõm. Et kõigile, kel pole masinat, ostke masin. Tegelikult peseb ka kõige odavam masin mingi, ma ei tea, 300 eurone, mingit probleemi. Tal lihtsalt ei ole seda valgustust sees ja ta ei näita põrandale kellaaega ja mingit siukest ilu-lilu. Aga tegelikult peseb ikka. Noh, okei, müra on ka natuke kõvem, aga see on ikka väga vähe kõvem müra. Et see ei ole küll probleem. Et soovitan soojalt osta nõudepesumasin. Kui teil on tavaline pesumasin, pesude pesumasin ja te ei kujuta ette, et te pesete käsitsi, siis täpselt sama lugu on ka nõudepesumasinaga, et võtke nõudepesumasin. Nii, mul on veel uks ette panna, aga ma tahtsin talle proovi ära teha, et kas töötab. Nüüd pean eelmise küljest ära keerama ja installeerima ta siia siis ilusti külge. Aga kõik head teile, aitäh vaatamast jällegi ja järgmise korrani. Et see oli siis köögipool. Nii öelda, et lähme jälle järgmine kord köögipoolelt ära. Vaatame midagi muud.